Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad OneStage vestlust number 34. Kui sa meid vaatad, kui sa meid kuulad, siis me oleme märganud statistikast, et umbes 32% ainult on vajutanud subscribe või follow. Mingil põhjusel sa tuled, vaatad ära, vaatad järgmise osa, vaatad ühte osa uuesti, me näeme ju statistikat ja siis sa ikkagi ei jälgi meid. Kujuta ette, ma annan sulle lubadus, et kui sa vajutad subscription, siis me toome sinuni veel palju ägedaid inimesi. Püüame neid sinu ees lahti nii-öelda võtta ja see on kõige suurem aitäh, mis ühele podcastile saab öelda, kui sa jälgid meid ja me näeme, et see läheb sulle korda, sest me näeme, et see läheb sulle korda, sest sa vaatad meid. Tänane külaline, mees. Ma olen õppinud elus, et kui keegi on hästi sõbralik ja rahulik ja äärmiselt meeldiv, siis see ei tähenda, et ta ei ole ohtlik. Nöp. I am the danger. Ciao. Väga huvitav intro. On. Ja. Ma mõtlesin, ma räägin kõik muusikakool, pillid, õpetajad, et ma tean su õpetajate nimesid, ma tean Nõmme kandis hulkused ringi ja siis mõtlesin, et aga seda teavad kõik. Aga sa oled äärmiselt... Ohtlik. Ei, ma ütlen, et viga on eeldada, et sa ei ole ohtlik. Ma ei ütle, et sa oled ohtlik. No Brasiilia jiu-jitsut ma ei oska. No sellega ei ole tegelikult päeva lõpuks muud midagi teha, see on nagu on. Aga ma mõtlen just seda, et kui ma rääksin, mulle meeldib see, et kui ma kutsun siia külalise, siis ma uurin ta kohta, mis saadetest on käinud, mis intervjuud ta on andnud, ma loen, hästi põnev on see. Ja küsin inimeste käest, mis inimesed sinust arvavad. Nagu sõbrad tuttavad, sest ma teen iga päev artistidega tööd. Ja siis kujutad ette viimased 3 kuud, ma küsin kõik, mis on öpist arvad. Ja siis kõik rääkisid mulle, et istusin maha ja kohvi, tegime ise eri episoodi inimesed, see oli midagi näli. Ja kõik ütlesid just, et tahaks nagu, keegi ei ole näinud sind nagu vihasena. No meil on 1,5 tundi aega. Ja, oot. Et vihastad ka vahele? Ikka. Praegu olen ma olen piiri peal. Praegu tegelikult enne seda kontserti, enne laupäevast esinemist, ma arvan, mul on küll sütenöör. On lühiksem kui võib-olla tavaolukorras küll. Nii et... Kes seda näinud on? No, ma ei tea, ega väga paljud inimesed ei ole, ega ma isegi eriti tihti ei näe seda. Aga selles mõttes, et ma ei tea, roolis ikka keegi kuskil ei lase vahele, siis ikka... Ei no ilmselge, siis tuleb välja. Tuleb paar sõna, mida võib-olla uhkusega emale ei räägiks. Aga mis su küsimus oli? Mu küsimus oli, kas sa vihastad ka vahel? Ja ikka, miks peab vihastama? No mis sind viimati tõsiselt vihaseks ajas? Tõsiselt vihaseks? No ikka sa olid vihane? Nagu tõsiselt vihaseks? Koondnimetusega vihane mees. Ma tundsin ühe sõbraga ja kellega ma teen ka koostööd aastal 2023. Me arutasime ühte tehnilist asja. Me olime sellel, nagu ütleme, mingit sihukest lahendust ja siis me olime eri arvamustel ja siis ma tundsin, et
on siuke väljend, et veri läheb pähe või. Kui sa lähed ihaseks, siis ma tundsin, et ma olin kuidagi enda sellisest elemendist väljas korraks nagu. Aga kas ta teab ka, et sa said ihaseks? No, eks ta selles mõttes särvega, ega ma ei karjun, ma ei kipu karjuma inimeste peale, väga vähe seda elust teinud. Aga siukest ärritavust tuleb ikka, jah, muidugi. Ja ma arvan, et see on selles mõttes, ma arvan, et see on teatud määral ka tervislik. Et ma arvan, et inimesed peavadki natukene emotsioone välja näitama ka ja välja elama, et selles mõttes, et läbinisti, et meil eestlasel on võib-olla kombeks ka hoida hästi palju emotsioone sees. Ja see lõpuni välja ei ole nagu kõige parem. Ei ole, seepärast ma mõtlengi, et millal sa viimati läksid metsa kaskede vahele karjus nii, et nagu kasetoht tõmbad rulli? Seda ei ole olnud? Ma olen rohkem siuke männimetsas karjuja. Seal käbid kukuvad. Jaa, aga ma olen selle tumeda poole see kommentaar vana hea Avengersis on ju. Robert Downey Jr. ütleb siis Captain America kohta I don't trust a person without a dark side. Ja see on see nagu minu see harituse tase on Avengers, et ma teaks. Mitte Tolstoi või midagi. Avengers. Ja see on selles mõttes asi, millega ma oskan samastada küll, et ma tihtipeale mõtlen ka, et kui mingi inimene, kes tundub väliselt ka kuidagi eriti muretult elab oma elu ja on edukas ja kõik asjad on nagu väga hästi, siis ma mõtlen ka, et huvitavad, mis tema dark side on või mis on need asjad, mis on mured, millega tema maadleb, sellepärast, et tihtipeale see pool ei ole see, mida inimesed näitavad. Huvitav, sest see võib-olla see mäng, mida sa mängid, see muusika, mida sa teed, kui palju sa oled sinna energiat pannud, et seal tuleb auru välja lasta. See ei ole päris nii, et kogu aeg on lõpus ja tore ja teed oma muusikat. Et pigem juhtub seda siis arva, et sa lähed stuudios lükkad kapi ümber näiteks. Ei, ma ei ole seda kunagi teinud otseselt, jah. See on hea. Aga ei, selles mõttes, et te kindlasti nagu võiksid selliseid, et ma arvan, ma robendan küll palju, eriti viimasel ajal. See oleneb, just mängisin Kossuga äkki nüüd eelmine nädal, esmaspäeval. Ma praegu peaks ka Kossu mängima, aga see on see ohverdus, mis ma olin nõus tooma, et tulla täna siia. Aga siis ma mäletan ka, et ma ütlesin sõbrale, kellega me koos mängime ka, et pärast seda Kossu treeni mõtlesin, et ei olnudki väga sükast tunnet täna, et tahaks robendada. See näitas, et äkki nagu mingisugune ülesanne oli juba vaikselt lahendatud, mis siis nagu kuklas raskust kogus. Ja, mulle endal meeldib see, ma ei üldse plaaninud tegelikult seda küsida, aga kui sa istusid, ma sulle otsa vaatasin, siis seda küsimust mul ei ole siin kirjas, siin paberi peal. Kui keegi vahepeal näeb, et ma siin salaja vaatan paberit nagu ühe silmaga sinna, ühe silmaga teist, siis ma ei peida isegi seda. Ma päriselt vaatan vahel küsimusi. Viha ja tulles tagasi ja minnes edasi sellega, et mis hetkel sa said aru, et see muusik, mida sa teed, sest kui ma kirjeldan ise ennast, mulle meeldib igast erinevaid asju teha. Ja tihti need asjad, mis mulle meeldib luua või teha, ei meeldi nagu teistele. Mis hetkel said aru, et see, mida sa nöpina lood, kurat, see läheb teistele ka peale. Sest see on ikkagi mastaap on äge, kuidas maailm on sind võtnud vastu. Ma isegi ütleksin, ma olen ise oma peas mõelnud nii, et sa lood täiesti oma ette seda žanrit, ja sa ei korda tegelikult ise ennast. Ma olen hästi palju kuulanud sinu muusikat. Nagu palju. Meil on kodus väga palju mänginud see. Ja siis ma mõtlengi, et nad on nagu igaüks täiesti taast kõigile nagu ühte moodi see asi. Aga muidugi sul on see videotaust, läbi selle saadki luua sellist muusikavideost, mis kõnetab kohe suuremat. See ei ole nii üldse, sa vaatad peale, saad aru, see ei ole Eesti. Tihti Eesti muusikutel on nii, et need on Eesti muusika videod ka, mis sealt tulevad. Et mis hetkel said aru, et ma olen päris äged, hästi. Vana hea asi kehtib muusikute kohta on see, et sa teed mingi laulu. Esimesel päeval mõtled nagu, ei kuule, päris hästi. Self-five.
Siis kuulad järgmine päev ja siis mõtled, et see muusikuamet peaks olema kellegi teisele. Et see selline väike vaheldus kehtib siiamaani, et selles mõttes, et 10 aastat ma olen EPI asju teinud ja ma arvan, et selles osas ei ole midagi muutunud. 10 aastat juba. Jah. Aga üleüldiselt selles mõttes see muusika tegemise asi ei olnud mul isegi nii iseenesest mõistetav päris pikalt. Et esimest korda, kui mul tuli nagu esimene kommentaar, mis ma kuulsin enda kohta, et mul on mingisugust, ma ei tea, mingit värki on ju. Kes seda ütles? Ma ei tea, mis värki nad mõtles, aga ma olin muusikakoolis ja siis ma mängisin akordionit ja siis ma olin esinenud ja siis üldse mitte minu õpetaja, aga üks teine akordioni õpetaja ütles mu emale midagi, et ma et mängin nagu okeilt ja hästi, aga et midagi seal nagu on enamat. Ja siis kuidagi jäi kõrva mulle, ega ma otseselt ei osanud ka sellest midagi mõtta, aga mitte, et mul oleks midagi enamat. Selles mõttes mitte, aga ma arvan, et see oli mingisugune huvitav asi, mis natukene jäi nagu resoneeruma. Sest ma mäletan küll seda, et kui juba pidi ma ei tea, esinema ja akordioniga mängima või klaveriga mängima ja siis õpetajad olid alati, et ära mõtle ainult selle peale, et mis sa mängid, mis sa noodis on, et mõtle, mis sul öelda on. Ja siis mõtlesin nagu tiip on ju, aga ma olin... Targad õpetajad. Ja ma ei saanud üldse aru, millest nad räägivad, mida mul öelda on. Et ma lihtsalt mängin nagu on ja nii nagu meeldib. Ja ma mingis mõttes olen selles mõttes selles samas kohas, et kui ma kirjutan mingit muusikat või teen midagi, et siis ennast panna mingisugusele positsioonile või pjedestaalile, et mina olen nüüd see, kellega, et ma oma muusikaga midagi ütlen. Et see... ma ei tea, tundub siiamaani kuidagi jube pretensioonikas asi. Kui vana sa sellel hetkel olid? Ma ei tea, 11, 12 äkki. Sa käisid muusikakoolis ja su muusikaõpetaja rääkis. Kui ma olin 11, 12, siis mul õpetaja ütles, et ära mõtle oma peaga, tee nii, nagu siin on vaja teha. Aha. Kas selles mõttes, et see on tavaline, mis koolis toimub, et huvitavad selles mõttes, et avatud muusikaõpetaja, kes ütles, et Jaa, aga tegelikult tulles tagasi sinu küsimuse juurde, siis mu vastus pigem ongi nii, et eks ta käib üles-alla. Vahepeal on tunne, et muusika on lahe asi, mida teha ja teinekord kohe üldse ei kutsu muusikat tegema. Et selles mõttes see on ka... Et tahes tahtmata seal on mingisugune, ma ei tea, mingi vibratsiooni küsimus seal on, et teinekord, et oled resonantsis oma loomekanalitega ja teinekord ei ole, et seal kindlasti on ta teatud määral statistika või numbers game nagu müügitöös, et kui sa ühe klienti ei püüa, siis sa talle ka müüki ei tehe. Et selles mõttes, et kui sa ei proovi muusikat kirjutada, siis sa ka ühtegi lahedat pala ei kirjuta. Huvitavad faktid, kui ma su kohta uurisin palju, kuulasin kõik podcast läbi. Nii äged, eestlased teevad nii lahedat sisu täitsa lõpp. Ma mitmele jätsin Voice'i, et lahe podcast, ma polnud kuulnudki. Ja ma sain su kohta nii naljakaid fakte, et sa müüsid LHV pensionit. Ja. Sa müüsid veel mida? Ma ka tõin inimesi, siis nagu reformi noori värbasin. Just. Ja sa kirjeldasid väga värvikalt, et ühe korra värbasid reformi ja õhtul panid talle veel LHV pensioni müüsid ka maha. Ma panin pausi peale, vahetasin 4 korda, läks tagasi 15 sekundit, kuulsin uuesti seda. Nii see oli, jah. Toredad näed. Mis see müügitöö sinuga tegi seal kaubamajas? Raha andis. Raha. See on hea, see on tegelikult minu meelest, ma ei ole seda kunagi teinud, aga kui ma saaks tagasi minna, siis ma olen Raplast pärit. Esimene asi Tallinnasse, mine katseta, räägi inimestega, saa need 1 400 eid ja õpi seda nagu aktsepteerima. Palju sa eisid said või kõik ostsid?
tulevane nöpp neid. Ütles, et kas sul on L või M? Mis sammas sul on? LHL ikka oli tolle hetkel põhiline. Ma arvan, et minu müügitöö tulemused olid tolle aja kohta täitsa nagu adekvaatsed. Ei müünud otseselt halvasti, aga mingid aastad siis, kui ma olin ära lõpetanud, siis pärast seda tulid sellised müügihundid sinna, et need müüginumbrid läksid ikkagi kordades suuremaks. Hakati müüma ka pensionid peale? Lõpuks, jah. Ma rohkem rääkisin seal juttu. Mis muusika sulle meeldib? Mul mingist hetkest üks selline siis lähenemislause oli, et küsisin, et kas sa sõpru vaatad? Ma ei tea, kas see viis tulemuseni või ei viinud, aga... See on päris hea konks selles mõttes, et kes ei vaata. Kõik vaatasid. Nendele ma ei müünud. Kes ei vaata? Neid ei müünud, jah. See on huvitav, seepärast, et see müügitöö on, ma pole ise teinud, aga mul on palju tuttavaid, kes on müüki teinud ja näen, et kuidas see on kujundanud neid, just see, andnud neile selle julguse, mitte häbi tunda, et kui ei meeldinud, astun välja. Ja ma arvan, et see on sinu artistiks kujunemise juures olnud ka, sa võib-olla isegi kindlasti tead, et see on andnud päris suure võib-olla julguse. Ma ei tea. See on ikka nii spetsiifiline amet, see konkreetne amet, mis ma tegin. See ainukene päris töölaadne asi, mis ma olen teinud, kuigi seega päris ei kvalifitseeru. Mingis mõttes ma arvan, et see võib-olla isegi lõppude lõpuks tegi mind vaoshoitumaks selles vallas. Sest ma arvan, et olenevalt, mis inimtüüp sa oled, siis sellist laadi müügitöö võib sult nagu päris palju energiat võtta või mingit sellist, et see ei ole otseselt midagi sellist, mida ma tahaksin väga teha. Kuigi müügitöö on midagi, mida iga artist ja mis iganes peab niikuinii väga palju tegema, et kas või on see kontsert, mis toimub sel laupäeval Krullikartalis. Piletid müügil piletikeskus.ee. Et selles mõttes müügitöö on pidev. Enne seda, kui ma üldse täiskohaga hakkasin nööpi asja tegema, siis ma tegin ka režissööri tööd. Ja selle siis sõbraga, kellega me tegime duo režissööri tööd Aruniga, temaga me oleme ka väga palju rääkinud, et ka reklaami näiteks režissööri või üldse režissööri töö. See on nii palju ka müügitöö, et sa pead kogu aeg müüma enda ideed, enda maitset. Ja võib-olla on ka see, et sul on klient, kes ei tea, et see idee, mis sa talle pakud, on talle hea, aga sa pead seda müüma, seda ideed. Et selles mõttes see müügitöö, ma arvan, et mis iganes elualal me toimetame, et see teatud määral, mis puudutab lihtsalt seda, et kui sina näed, et sinu idee on see, millega võiks minna, et siis tihtipeale sa tegeled müügitööga. Ma arvan, et kuna on paljudele artistidele tööd ja näen seda reklaamimaailma hästi palju, siis tihti on see, et lõpuks on, kui sa oled juba pädev ja pikalt sellel alal töötanud, siis kliendid tulevadki, ostavad selle usaldused, annavad sulle hästi palju vabad käed. Algul pead ennast väga palju tõestama. Et miks see, nad usaldavad. Nad usaldavad. See, muidugi poes kellelgi pensionid müüa, ma kujutan ette, et see on nagu iga päev saad nagu 1000 korda alustada nullist, alustada uuesti, et tere, Friendsi vaatad. Et see kindlasti kurnab väga ära. Aga müügitöö, sa ütled, et see on olnud põhimõtteliselt ainuke töö enne seda, režissööri töö ka. Aga režissöörina te olite vabakutsed või teil oli, kuidas see välja nägi? Kuidas see rutiin sellele, et ma püüan natuke aru saada, kuidas sa artistina kujunesid? Väga palju, kõik need ametid, mis iganes inimesed, et kas sa oled turundusjuht või sa oled, ma ei tea, et neid, et see müümine, enda idee müümine on A ja O, et kui sa oled vähegi, sa ei pea isegi juhtival kohal olema, et mis iganes, sa võid olla ka spetsialist, et lihtsalt, et enda, mitte, et ja ka alati ei ole enda idee läbi või ära müümine see kõige tähtsam asi, mis on ka režissööri ameti puhul väga hea näide, pidevalt saab tuua mingit paralleeli. Et kui sa oled ebakindel režissöör, sa oled võtteplatsil ja siis sul tuleb, ma ei tea, kunstnik või operaator tuleb välja, pakub, kuule, et ärme siit tee vaata, et võiks teha, pakub mingi uue see. Kui sa oled ebakindel režissöör,
siis on võib-olla see, et nagu see on mitu asja võib-olla, aga et seal on erinevad tasemed, aga seal võib olla ka see, et okei, et ma olen enda peas mingisuguse plaani välja mõelnud ja nüüd, kui keegi pakub mulle mingi asja välja ja siis ma lähen selle järgi, et siis ma tegelikult kaotan enda autoriteeti ja ma ei taha seda ideed välja vastu, vaid hästi, et tihtipeale, kui sa oled ebakindel režissöör, et siis sulle pakutakse midagi ja siis sa kuidagi muutud tõrksaks abi suunas lihtsalt sellepärast, et mina olen ju selles positsioonil, et mina pean ise otsustama, ise teadma ja kui ma nüüd ise seda ei tea või kellegi teise abiga selle saavutan, et siis ma kaotan seda autoriteeti, mis on jällegi väga hästi läheb ka teistesse elualadesse, et väga paljud saavad sellega samastuda. Ja mida rohkem enesekindlustel on, siis sa võid ka selle abile ei öelda, aga siis lihtsalt see põhjus ei tohi tulla sellest kohast, et seda kannab edasi ego või nagu mingi valest kohast, et absoluutselt olenevalt olukorrast. Teinekord on jälle see, et keegi tuleb kõrvaliselt, et kuule, et me võiksime hoopis nii teha ja siis see ongi vale otsus. Ja siis ütled, et mul on plaan olemas ja tegelikult aitäh abi eest. Aga hetkel liigume selle minu plaaniga edasi. Et selles mõttes sükest, ma ei tea, hierarhilist ja samas egopõhist kogemust andis see režissööri periood kindlasti väga palju. See on, sest te võtsite julgelt ette filmid, asjad, ikka väga väärikalt oled kirjeldanud seda kogu seda protsessi, selle filmi tegemist, kui palju te panite sinna lihtsalt effortit ja aega alla ja võib-olla selles hetkes olles mõtlesin, mida me teeme selle olematu raha eest, aga kelleks see sind ehitas. Ja režii on midagi sellist, et sul on võimalus lihtsalt kogeda nagu ühes ajaühikus palju rohkem kogemust elust, sest sa lavastad midagi, mis ei ole ainult sinu peas, vaid teised pead ka samamoodi aru saama, nagu sa mõtled. See on režiis üks väga oluline asi. See on väga lahe amet ja just hiljuti rääkisime ka sõpradega sel teemal. Läksime hästi detailselt sellesse, et on näitlejate lavastamise kunst ja siis sul on filmikunst ja tihtipeale, kui näitlejate lavastajad teevad filmi, siis nad justkui võib-olla isegi ei kõnele nii väga seda filmikeelt ja mis omakorda tegelikult võtab nii suure osa sellest kunstivormist ära. Aga sa enne küsisid, et kuidas selle filmi, kuidas selle karjääri kohta küsisid, eks? Ma küsingi, et tegelikult ma tahan jõuda sinna, et mis hetkel, kas sa näed, et see täna on täiesti möödanik või tahtsin sinna jõuda? Sest mingi hetk sa ütlesid, et sa nägid, et sa pead ju rohkem, et muusika nõuab rohkem sind, kohalolekut ja... Ja aasta oli siis 2000, ma pakuks 18. On tunnetuslikult raudselt, see ei vasta tõele. Aga 2015 ma alustasin õpiga ja ma arvan, et umbes 3 aastat tegin veel kõrvalt režissööritööd ka. Ja lihtsalt mingi hetk aega ei jätkunud mõlemale asjale ja siis ma tundsin, et ma pean fokusseerima ühele asjale, ühele erialale tol hetkel ja siis saigi valitud muusika. Kui ma vaatan su karjääri, siis sa saad nüüd laupäeval 35. Noormees. Ma arvan, et sa oled tegelikult oma selle hetkeks, kui ma sain 40, siis mulle öeldi, et nüüd on kogemused on kogenud, nüüd tuleb nagu Marda tegusid ka teha. Siis ma usun, et sa lendad veel, see on alles algus, aga mida ma tahan öelda on see, et kui ma vaatan su seda karjääri, näiteks staadioni kontsert, reeglina ikkagi artistidele pakutakse, et no tule esine, te tegite seda ise. Ma saan aru, te korraldasite seda ise. Valite meeskonna ja sisuliselt ise tõmbasite kange. Suures joones. Suures joones, jah, meie tiim. Väga suur hulk inimesi. Jah, seda küll, aga ikkagi kui julge otsus, sest ürituste korraldamine on senimaani hästi lihtne ja hästi romantiline mõte, kui sa hakkad seda tegema. Ja sa näed, et seal asjad see ei käi päris nii. Teil läks projekt edukalt?
Väga edukalt. 14 000 inimest lubati sinna ja 14 000 inimest ka tuli. Kui crazy lihtsalt. Jah. Nüüd saigi sellega mingisugune isu rahuldatud, et teha väga-väga suurelt ja nüüd järgmine kontsert ongi tiba väiksem, 2500 inimest, mis ei ole ka Eesti mastaabis just väga väike, et kui kultuurikatlasse mahub seal 1000, ma ei tea, 100, 1200, midagi sellist, siis sellest on see enam-vähem siis poole suurem. Kus see idee tuli, kui ma lähen sinna staadioni kontserti, kus see esimene mõte oli, et fuck it, let's go? Tundub, et see tuli nagu mitmest kohast. Ühelt poolt tuli läbi siis valguskunstniku Timo ja vist ka läbi Jüri. See tuli nende poolt. Ja teisalt see, kuidas mina seda ise mäletan, on see, et oligi Lätist. Esinesin seal nende muusikaauhindadel ja siis pärast kuskil seal erinevatel afterpartidel rääkisin erinevate Läti artistidega ja tuttavate sõpradega ja siis nii mitmed neist rääkisid, et kuidas nad korraldavad staadioni kontserte, mitte ainult Brainstorm, vaid ka mitmed muud. Siis mõtlesin, et okei, et Läti ei ole niivõrd palju suurem Eestist, et kuidas siis on, et Eestis mitte keegi idee ja sealt kuidagi hakkas pall veerema, ehk siis ta kuidagi tuli mitmest kohast korraga kokku ja lõpuks, kui me ideid omavahel vahetasime, siis juhis tundus, et me oleme kõik ühel lainel, aga ega selles mõttes ma isiklikult ikkagi põdesin seda otsust päris pikalt veel või nagu lõi selliseid ebakindluse hetki sisse, aga tiim oli ikkagi niivõrd enesekindel ja kõik olid, et teeme ära. Kui ei tunne, tundub, enesekindlus oli maas. Tundub, et kui ei hirmuta, siis ongi liiga väike unistus, et see lihtsalt me olime näinud koroonat siin, eks ole, me olime näinud kõike, kuidas asjad käivad kinni, kuidas artistidel läks korra nagu keeruliseks. Ühtäkki hakkasid kõigil ka laevakeikad meeldima, et see täiesti fine käia, ei ole hullu, kui vahepeal polnud üldse esinemist. Sest see oli julge temp, sest me ei teadnud tegelikult, mis päriselt edasi saab. Just kui julge temp on see. Väga 14 000 inimest. Ma tean, et vist oli, et nulli tulla oli vaja 7000 sinna platsi peale. Mitte jalgpallurid, vaid need, kes osavad pileti kohale saada. Rohkem. Ikkagi rohkem. Eks need numbrid on muutunud ka, aga on numbrid. Aga ikkagi, et me selles mõttes see 0 punkt ikkagi läks üha kaugemale, sest seal selgusid erinevad tehnilised aspektid, kus ikkagi pidime rohkem raha kulutama. Aga ja see oli ikkagi seal ikkagi 10-11 000. Miks ma selle välja tõin eralt, sest ma kuulusin ühte salvestist enne seda, kui seda tegite, 4-5 kuud enne, kui te hakkasite seda tegema. Ja see juba kirjeldasid, et iga lisa euro, mis me teenime, me paneme nagu tagasi rahvale valgusesse. Et ei ole nii, et minu tasku ja tšau baka, vaid et ma tahan, et see oleks ka, mulle meeldib, kuidas te seda nagu reaalsust sõna otseses mõttes painutasid selle, et kui sa võid ju teha staadioni peal kontsert nii, et ongi lava ja valgust, kuule, raha ei ole või et mulle meeldib see suhtumine, kuidas sa näed tuleviku ette ja loodki seda läbi selle, et sa oled nõus nagu pedaali põhja võetama. See on ega praegu selle laupäevase kontserdiga on sama asi, et võiks teha mitu korda mõelnud, et oleks võinud teha ikkagi väiksemalt ja tagasihoidlikumalt ja kohas, kus tehakse kogu aeg kontserte, et siis on sul see infra on nii palju lihtsam, sul kulub raha niivõrd palju vähematel asjadele, aga kuidagi selline loll komme tekkinud et enda neid kontserte siis teha kuidagi lahedalt. Lahedalt. Ja üldiselt need ei ole sellise raha teenimise eesmärgil, vaid lihtsalt teha tuusasi asju. Ja sellepärast sa eristudki, et see bränd kasvab mühinal just sellepärast, et sa ei tee enda puhul mingeid mööndusi. Ja see on ilus. See on ilus. Ma tahaks küsida, mulle meeldib alati minna inimestel nende vanemate juurde. Ja ma tean, et su vanemad olid seotud muusikaga nooruses, koori, laul, värgid. Kas mul on õigus, et isa on sul varem lahkunud? Jah. Kui palju mõjutas see, et palju täna sa tunned, et see mõjutab, et sul ei ole kedagi, kellele iga poisslaps vaatab korra isa poole, et kas ta nagu, et kas see läks talle korda? Kas sa tunned sellest, muidugi tunned puudust, aga oled sa valmis sellest rääkima või see on midagi, mida sa ei taha arutada? Ei, mingil määral ikka võin. See mõte on ikka tulnud pähe, et
Et noh, et kui ma olin ise 17, kus juhtus, et siis ega väga niisugune late bloomeriga ma siiamaani ootan, et mõistus tuleks pähe. Aga siis ma tundsin, oli seda eriti vähe ja et nüüd oleks huvitav nagu vestelda teemadel, millest siis nagu ei tulnud ise selle peale, et rääkida. Et see on nagu teine kord, kui ma näen, et enda eakaaslased või keegi räägib, siis või noh, saab nii-öelda isaga rääkida, ma ei tea, elust olust. Enne seda ei oska küsidagi nagu oska. Aga teada, selline üks tarkus on, et kui inimene, kui näiteks meeste puhul, et kui ta loodaks seda, et inimestel pole seda kogemust, aga öeldakse, et mehes saab mees siis, kui ta matab oma isa ja saab ise järglas. Et see hetke saad aru, et see, kui sa tulid, see enam ei kordu, seda pole enam. Ja nüüd ainult sinust jääb see saba maha. Kas see tegi sind ka kiiremini nagu täiskasvanuks, kui sa... Ei, ma ei ole siiamaani täiskasvanuks saanud. Jumal, annaks Jumal. No, ma arvan, et eks ta kindlasti mõjutas, aga ma arvan, et eks selliseid erinevaid raskusi on nagu paljudel noortel, et sul võib olla see, et sul isa on elus väga kõrge eani ja lihtsalt, ma ei tea, vaimselt vägivaldne või füüsiliselt vägivaldne või tugevalt haige või need stsenaariumid on nii palju, kus see tegelikult võib mõjuda veel raskemalt lõpuks. Et selles mõttes ma ei ole seda kuidagi, et ma olen vähemalt proovinud suhtuda sellesse nii, et nagu mitte mingit ohvri rolli sealt kuidagi tekitada või endale mingisuguseid mööndusi sellega anda. Et selles mõttes jah, ma arvan, et see oli puhtalt isiklikust vaates, et iga inimene puutub kokku mingite kogemustega eluteel ja nii on. Ma võib-olla puudutaks ühte osa veel sellest, et ma tean, et kas isa suunas sind ka õppima režiid ja... Ei. Ma mäletan seda küll, et ma täiega tahtsin, et ta kingiks mu kaamera. Ja siis mingi hetk kinkis ka või ostis. Ja siis ma kohe ei hakanudki sellega tegema mingeid asju või kuidagi ei olnud. Ja siis ta mingi hetk pahasena küsis või niimoodi, et noh, kaamera on olemas, aga kus on filmid? Niimoodi pool naljaga muidugi. Aga selles mõttes, et ta mulle sellise võimaluse lõi või üldse, et algul ma laenasin üldse ema kaamerat, kui me hakkasime tegema mingisuguseid klippe ja asju, et see kindlasti mõjutas seda, et me saime juba, ma ei tea, 14-15 aastasena juba filmisime ja montisime mingisuguseid klippe ja filme. Et selles mõttes tänu Märt. See on äge aeg ma nooruses, kui VHS-i peale salvestasid ja vaatasid need suured kaamerad. Kassett käis sisse suur. Said kodus videomakki panna, vaatasid kohe. Päris hull oli. Monteerisid kõik see. Monteerimine esialgu käis nii, et sa lihtsalt vaatasid paid pausi ja siis pärast teadsid, et järgmise plaani sinna peale. See oli huvitav. Vahepeal viskas mingit triipu läbi teisest. Need huvitav tahad. Mäletan seda liiga hästi. Siis ma olin ka närvis, ma arvan. Kui sa filmisid selle mini-TV-kasseti peale, siis seal järsku viskas seda interlacingut, mingi vana materjal. Kuna see oli nii rott ka, vaata, pidid selle mini-TV-kasseti üle salvestama kohe. Ikkagi mitu korda oli ta üle salvestanud, siis ta hakkas viskama neid asju ja siis... Vaat see oligi viimane kord, kus ma olin päriselt. See ütlesid siis ka... Päriselt ohtlik. Sa olid korra ohtlik. Vaatasid peeglist. Tegelikult kulmud ka ei liikunud ohtlik. Tead, ma teen sellise asja, et ma võtan kohe siit ühe küsimuse publikust. Läheme sellelt teemalt, liigume edasi. Kes julgeb küsida? Väga hea, meil on üks käsi. Ja ma näen seal taga veel käsi, aga seal tuleb see hetk, ootama hetke. Et väga äge käsitlus selle nagu vihaseks minemise peale ja seda nagu kõrvalt vaatamine, et millal sa sinna jõudsid, et sa said aru, et kui see emotsioon nagu üle käib, et pole päris mina. Et millal ma aru sain? Millal sa nagu, kuidas sa jõudsid sinna nagu, et see on nagu väga, väga äge? Ma ei tea. Ma oska sellele vastata. Nii nagu emotsiooniga ikka on, siis tajud ära, et oled vihane. Et see ei olnud ka midagi sellist
nagu traagilist, lihtsalt tundsin ise, et kuidagi enda elemendist nagu väljas ja ma ei oskagi rohkem kuidagi vastata või mis su küsimus oli? Küsimuse mõte tegelikult oli nagu, kui sa lapsepõlvest rääkisid viimane kord, kui sa vihane olid, on ju. Et sa ei läinud nagu kaasa sellega, just mulle nagu tuli sealt see välja. Et kus sa selle nagu hatša, vaata, et sa ei lähe lammutama seal stuudios, aga sa nagu võtad sabast kinni seal. Ala see õli veel rohkem tulla minust. Kui mul on siuke tunne, kui ma edasi küsin, siis läheb veel keerulisemaks, et... Sa kirjeldab praegu elu. Jah, ma ei oskagi nagu sellele... Kas sa mõtled just seda, kuidas sa on õppinud seda talitsema või? Jah. Me oleme tegelikult palju rääkinud sellest või natuke juba puudutasime seda teemat, et kuidas ma tegin nalja selle üle. Okei, no üldiselt, mis aitab kõige paremini ongi see, et niikuinii me sureme kõik varsti ära. Aha. Ja läheme nüüd lõbusamad teemad, nii sureme ära. Sellest perspektiivist pole suurt vahet, mis juhtub. See on nagu teistpidi see, et ütleme nii, et selline elu eksistentsiaalne tunnetus on mul minuga alati kaasas käinud varajasest peale. Võib-olla on ka eelnevalt läbi käidud teema sellega seotud olnud, aga see tunnetus on nagu hästi tugev olnud, nagu surelikkuse tunnetus on olnud läbi elu hästi tugev. Ja tihtipeale siis, kui on nagu mingid hetked, mis võiks ajada endast välja või keegi võiks ajada närvi, siis üldiselt nagu, ma ei tea, ma ei mäleta, milline Kreeka filosoof ütles, et kui inimesed vaataksid rohkem tihemini taevasse ja vaataksid tähti, siis nad muretseksid vähem oma igapäevaste probleemide pärast. Ja see vastab täiega tõele. Teinekord, ma ei tea, suvel olen maal, vaatan taevasse ja siis sul jõuab kohale, et nii väike, sükene pisike ebe see meie eluke siin, et siis ei ole nagu suurel närvi minemisel pointi. Mis puudutab just seda vihastamist, mis puudutab niisama asjade pärast stressamist, selle puhul on mul seda väga palju raskem rakendada, sest need tunduvad kuidagi sellised, ma ei tea, käega katsutavamad äkki. Ja nende murede puhul on sellist ratsionaalset lähenemist keerulisem praktiseerida. Aga mis puudutab sihukest väga tugevat emotsiooni või närviminekut, siis selle koha pealt, ma arvan, see pigem aitab kaasa küll. Minu meelest on väga, sul ümber pead olema inimesed, kes suudavadki sind endast nagu välja viia. Seal on mingi ilu, kui sa jõuad lihtsalt sinna punktigi, et sa ärritud, aga sa võtad pausi. Mõtled, mis homsest päevast nagu midagi muudab. Ei, siis forget it. Aga me DNA-na tuleb ikka kaas see, et me algul lükkaks kapi ümber või vähemalt midagigi. Et sa ütled, et oleks hea, kui meid ümbritsevad inimesed, kes meid närvi ajavad? Natuke, jah. Mõned. Ma ikkagi proovin pigem... Natukene. Okei. Ei, natukene ma olen nõus, et kõik ei pea kõigega kogu aeg nõus olema. Jah. Ma ei mõtle kättpidi kallale. Ma olen ise võitlusport teinud, see on viimane valik üldse, mis seda ei tulegi lauale. Ma enne panin jooksu. Aga karjun metsas. Samal ajal, kui jooksen karjun. No see oli natukene. Okei. Ma aitäh, sain aru nüüd küsimusest. Võtan veel, siit oli üks naisterahvas, palun. Et mul tekkis selline küsimus, et kui sa just mainisid seda, et sa kaotasid oma isa hästi varakult, et siis tekkiski küsimus see, et kui sul tekiks võimalus rääkida oma noore endaga, et mis sa talle siis ütleksid? Nagu ongi, et näiteks see viha teema ja kõik see, et mis oleks need õppetunnid või mis sa ütleksid talle, et aitaks või... Veel noorem, kui ta praegu on? Umbes 17. No, mul... Ma arvan, et üks asi, mis mind noores põlves täiega aitas enam-vähem, kui ma olin sellises vanuses 17-18 ja siiamaani väga palju muresi, eks ole, kõik me jaurame enda muredega ja mõtetega. Et ma arvan, et see oligi kõige rahustavam
võib-olla siis arusaamine, et võib-olla kui ma olin, ütleme tänapäeval, ma arvan, noored räägivad palju rohkem ja mulle noored, mulle meeldib see, kuidas nad on nagu avatud ja kuidagi emotsionaalselt palju küpsemad, kui mina olin näiteks 17-aastasena. Mulle tundub, nii palju, kui ma olen kokku puutunud. Ja räägitakse asjadest ja muredest rohkem, et tol ajal kuidagi tundus, et kõik elavad mingisugust, ma ei tea, muretut elu ja... Mänguelu oli vanasti. No kuidagi, et selles mõttes ja siis ma mäletan, et kui mul endal olid mingid keerulisemad perioodid, kus tundus, et kuidas üldse peaks nagu edasi minema, et siis oleks lihtsalt võib-olla rohkem rääkinud sellest ja avatumalt nendel teemadel, et siis ma arvan, oleks vähem pannud siis seda rõhku selle asja dramaatilisusele. Et see ongi mingi inimtüübi küsimus ka, et ma olen, et on inimtüübina võib-olla, et hästi, mul on asjad on hästi äärmustes, et kui on mingisugune, ma ei tea, mingi mure või ka positiivsed asjad on, et hästi amplitud on tavaliselt niisugune lai ja võib-olla ongi, et kui on mingi, ma ei tea, mure ja probleem, et siis kipud seda tegema hästi dramaatiliseks ka mingis mõttes on ju lõppude lõpuks jällegi seesama asi, et kõigil on enda mured ja kõik jauravad enda asjadega ja sellist mingit ideaalset elu tasakaalu, kus kõik on roosa manna, et sihukest asja ei olegi ja läbi selle see on natuke nagu lohutav, et kuidagi enda elupilt oli selline selles mõttes roosa manna, et arva, et ajasid taga nagu mingisugust elu äkki ideaali ja et kui sinna ei mahutu ja mingisugune takistus tekib teele, et siis kogu ülejäänud teekond on läbi selle rikutud, aga tegelikult on see, et neid takistusi nagu tuleb kogu aeg, neid muresid kohti tuleb kogu aeg ja lihtsalt proovid sealt edasi minna ja see on fine. No sa olid juba jackpot oli, kui sa oled 11, oled muusikakoolis ja muusikaõpet ütleb sulle, et vaata nooti küll, aga mida sellega öelda tahad? Siis sa oled juba 1% hulgas eestlastest, kes hakkas enda sisse 11 aastat mõtleb, mida see tähendab? Mida ma tunnen? Ma kurat mängin seda nooti. Ja ma ei tea, selles mõttes ma nagu resoneerun oma selle 11-aastase endaga, et ma arvan, et see ütlemine kõik tuleb alateadlikult loodetavasti, kui seal üldse midagi on. Selles mõttes, et kunst üleüldiselt minu arust on rohkem tarbija silmades kui selle looja kõrvades või silmades. Ja, aga pahatihti on ikkagi see, et sa teed kunsti, aga see saab populaarseks alles sel hetkel, kui sind enam ei ole. Seega, selles mõttes, kui saad aru, mis ma mõtlen, et maal hakatakse ostma, kui enam otsa said. See on väga geniaalne leid, kust ta mõtles. Et muusikuna sa pead ikkagi enne võiks hakata raha teenima, kui sa otsa saad. Ja minu meelest see muusiku elukutse on täielikult hustler. Sa pead nii palju erinevates valdkondades olema tugev ja sa pead olemagi koostööaldis ja samas pead enda kindlaks jääma ja arendama ennast kogu aeg. Jah, samas igasugu ameteid, mis, ütleme nii, ma kuidagi tihtipeale kunstniku ametid pannakse mingisugusele jällegi mingi piedestaalile või mingisugusele asjale. Ma ei tea, ma ise ei ole muid ameteid pidanud, aga mulle tundub, et neid raskusi on mis tahes ametil. Et igal asjal on omad plussid, miinused ja lõppude lõpuks, eks ma seda ju kõik vabatahtlikult teen ja inimesed teevad muusikud seda enamasti ikkagi vabast tahtest. Aga jah, seal on kindlasti mingisugused sellised ebatavalised väljakutsed ka sellele lisaks. Aitäh igatahes küsimuse eest, kui pikk lugu siit tuli. Ja kui mõni kardab küsida, siis mulle meeldib öelda, et ärge mõelge, et see küsimus on kohe üks hetk,
et see ei ole, et kas küsimus on halb või hea, et see on nii tore on kuulda neid lugusid, mis resoneerub selle artistil sellega. Ja ma nägin üks mees näitas niimoodi käega, et ta pole lihtsalt 2,5 minuti jooksul pole kätt maha lasknudki. Ole hea, võtame sealt ka veel ühe küsimuse. Tere, Andres. Jou. Siin tihti enne kõik peetakse muusikuks, aga mida sa ka oled, eks ju. Aga mul on hästi palju jäänud kõrva ka sinu lugude lüürika. Et juba Tenfold ajast sul oli siuke omamoodi melanhoolne tekst. Sul on Nööpi artisti alt siukseid lihtsama kõlaga lugusi lüürikas, aga on ka siukest sügavamat mõtet, et kuidas sa jõuad tekstideni, mis on sinu need rituaalid, kas sa kasutad mingit, tänapäeval kasutatakse AI-d igasuguste asjade jaoks, et kas sa tegelikult oled ise luuletaja, sa lood selle asja eesti keeles ette, tõlgid inglise keele või see tuleb sul kuidagi orgaaniliselt kohe? Jaa, see laulu kirjutamise teekond on olnud päris huvitav küll, sest ma mäletan, et jah, kui ma Tenfoldi ajal kirjutasin raamatut, kirjutasin lugusi, siis Tenfoldist oli jah kõige siuksem kunstilisem periood, kus ma tundsin, et kõik oli hästi siis selline kujundlik. Et ma arvan, et ühtegi laulu väga ei olnud sellist, mis kuidagi väga otsest, väga lihtsat asja kirjeldab, või kõik oli kuidagi hästi kujundlik ja siis see oli see, mis minu aju kõditas kõige rohkem. Nööpi ajal, ma arvan, ma olen proovinud väga sugu erinevaid kirjutamisviise. Alguse poole võib-olla rohkem oli sellist klaveri peal kirjutamist ja emotsioonide väljasaamist ja võib-olla, ma ei tea, oledki armunud või armuvalus või mis iganes ja siis kirjeldad mingit asja ja siis on nagu hästi ehe kirjutamisviis, kuidas muusikale läheneda. Aga kuna kogu aeg ei ole siukest tunnet, et tahad kogu aeg armuvalust nagu laulda või mis iganes, et liiga vana ka kuidagi selle jaoks, et siis mitte, et ei ole, alati võib armudega kõrges. Ei, no peale 25 enam. Aga et sellist erinevat sorti sõnadele lähenemist ma olen katsetanud, et teinekord on lihtsalt nii, et istud klaveri taha ja lihtsalt sul ongi midagi, mida sa kangesti tahad öelda või kuidagi seest välja saada. Ja teinekord on lihtsalt see, et tahaks teha mingi lahedat ja näiteks kohe Nööpi alguses ja see on ka sama asi, mis käib alati lainetina. Et mul olid The Move ja Game, mis mõlemad on sellised nagu ma ei tea, südamest sellised armastusega seotud lood justkui. Siis ma tundsin, ma tegin need ära, sain selle kuidagi välja ja siis ma olin nagu, see siukest ila viitsib nagu kuulata, et tahaks mingi laevat ja siis tegin sellise loo nagu Rihanna, kus siis põhimõtteliselt paljud on võib-olla juba seda kuulnud ka, aga lihtsalt, et ma nägin lihtsalt Rihannat, nägin unes ja minu arust isegi 2 ööl järjest ja siis ühe korda esines siis Sõpruse kinos ja siis publiku tulnud kohale ja siis ma lohutasin ja unes, jah. Ilus, see oli ilus unenägu. Ja siis ma mõtlesin, et Rihannaga võiks nagu teha mingit värki, et kas remixi ja siis ma lõppude lõpuks kirjutasin sellise loo nagu Rihanna ja ma võtsin lihtsalt Rihanna erinevad loo pealkirjad, mingisugune 20-30 tükki ja siis tegin nendest mingid sõnad, et see oli üks kummaline inspiratsiooni alge siis sõnade jaoks. Väga huvitav. Ja
ja miskipärast ma laulsin seal siis sellise Jamaica patois aktsendiga, mis on nagu, miks seda vaja oli. Aga tundus lahe. Ja siis teed nagu siukese pulli ära ja siis on jälle siuke tunne, et tahaks jälle midagi emotsionaalselt teha ja siis sealt on niimoodi edasi käinud ja siis tuli mingi hetk tuli Fuck This Up ja On My Way, mis pigem olid sellised nagu tantsukamad. Siis ma tundsin ka, et oligi, et näiteks On My Way'd ma lähen natuke küll kõrvale, et üleüldise žanri kõikumiseni, aga siis ka On My Way oli, kuulasin seda BBC One Radio mingi saatest tuli ja siis ma mäletan, ootasin seda seal ka, et teadsin, et seal mängitakse. Ja siis kuulasin nii palju siukest samasugust muusikat, kuhu see On My Way läks ka ja siis mõtlesin, et nüüd tahaks jälle teha midagi, et istud klaveri taha ja kirjutad üksi, et nagu päris palju olin järjest kirjutanud koos artistidega, mis on teistpidi nagu lahe. Siis kirjutasin No Man is an Islandi albumi enamik lugusi, siis ka kuidagi üksi ja rahulikult klaveri peal. Ja siis tegin selle ära, jälle oli siuke tunne, et tahaks teha mingit tantsumissi. Ja sa enne mainisid, et siit lihtsalt hea sidusus siit edasi, sa mainisid, et on hästi palju erinevat muusikat, mis ma olen teinud, et siis ma olengi proovinud enda jaoks jätta selle vabaduse, et ma väga ei muretse selle pärast, et mis on selle loo žanr või kuidas ma ei tea, publik selle vastu võtab, vaid lihtsalt, et enda maitse muutub ja see enda vibratsioon ja kõik asjad, et vibratsioon, aga on lihtsalt kuidagi vahepeal tunned, et resoneerud rohkem tantsumuusikaga ja siis jällegi on siuke tunne, et tahaks mängida ainult klaveri peal ja ainult laulda. Ja samamoodi muutub ka see sõnade kirjutamise inspiratsioon, et vahel mulle tundub lahe, et ma kirjutangi meloodia foneetiliselt lihtsalt ette midagi ja siis hakkan sealt inspiratsiooni leidma, et järsku tekivad mingid sõnad ja need võib-olla näiteks Move Your Feet plaat oli osaliselt selline, et ma katsetasin selle hästi palju sellist, et oleks ta lihtsalt, et inspiratsiooni sain ühelt sõbralt, Grahamilt, kellega ma olen kirjutanud mõne paar lugu, et tema kirjutamisstiil on selline, et ta vähem keskendub sõnade sisule mingis mõttes, vaid tema jaoks on tähtis see, et sõnad kõlaksid hästi, et tema saab naudingut sellest, et sul on väga hästi kõlavad sõnad ja ta võiks enam-vähem mingit lugu jutustada, aga et see rõhk on sellele, et sa nagu tarbid seda kui nagu mingit teistsugust kunstivormi, et see ei ole ainult see sisu, vaid see ongi kõla, et sest tegelikult iga sõna, iga keel, kõik see on erinev instrument ja see, kuidas sa seda nagu käsitled, et see on ka nagu erinev. Et siis ma ka kuidagi sellest inspireerununa mõtlesingi, et okei, et ma vahelduseks, ma ei loo isegi nagu mingit suurt taustasüsteemi endale selle loo jaoks ja proovingi kirjutada nii, et nagu asi kõlaks nagu lahedalt. Aga see ei ole jah mulle selles mõttes väga omane, et isegi kui on väga lihtsad sõnad, näiteks nagu singing from the rooftop, turning all the lights out, fool around like there's no one here. Kõik, ühtegi rohkem sõna seal ei ole. Et selle taustal on mul kõik nagu mingi nagu taustalugu või nagu visuaal, et väiksena, kuidas sai, et see on nagu lapsepõlve siuke seiklusjanu laul, et kuidas meil tänava otsas oli ekskavaatoritehas, mille katusel me siis käisime sõpradega ja ronisime sinna niimoodi, et seal oli keelatud, seal vahepeal turvamehed käisid seal meid seal taga ajamas ja järgi. Ükskord mul oli mängupüstol oli taskus, see oli pulmi. Igaks juhuks. Jaa. Mul vedas, et ma kasvasin üles heas keskkonnas, muidu ma oleks pätipoisiks hakanud, sest see kihk oli suur teha pätust. Aga ühesõnaga, et teinekord nagu, et sõnad võivad laulul olla väga lihtsad, näiteks Set My Body on Fire, kus on veel vähem sõnu, kus on ainult 5 sõna. Et kui ma seda laulsin ja mõtlesin, siis see minu jaoks ka tol hetkel, just selle laulmise hetkel kuidagi oli nagu kõike tähendab. Kuidagi kogu nagu, ma ei tea, üleüldiselt mingi kire leidmine elus ja siis kuidagi ka, kui ma salvestasime Itaalias veel kuskil seal veinivillas oli üks session. Ja siis ka kuidas oli selline kujutluspilt
nagu ees nagu maakerast üleüldiselt nagu nii loll, kui ta kõla on ju. Aga et nagu see emotsioon sees selle Set My Body on Fire'iga oli kuidagi ka, et nagu maa perspektiivist ja et selles mõttes sükest meta-levelit vahel tuleb juurde ka siis nagu tagantjärgi endale või kuidagi kirjutamise või laulmise hetkel, et selles mõttes see sõnade kirjutamine on nagu huvitav asi. Ja ma arvan, et sellised erinevad sellised katsetamisvariandid on nagu teretulnud. Et AI-ga kui see AI tuli paar aastat tagasi, just see ChatGPT, mis oli 3.5, siis ma proovisin Ensemble Meelikule sellega sõnu kirjutada, aga siis ta oli ikkagi piisavalt andetud, et sealt väga midagi ei tulnud. Aga ma tean, et paljud... Et selles mõttes... ma ütleks nii, et need erinevad kirjutamisvormid või moodused toimivad täpselt samamoodi nagu mingi uus plugin või mingisugune uus süntesaator. Et sulle otseselt ei ole alati kõiki neid süntesaatoreid ja plugineid ja asju vaja, aga mida on vaja, on inspiratsiooni. Ja teinekord ongi see, et see mingi uus katsetamise, või kas või see sama ChatGPT-ga vestled, seal saad mingid, et see annab sulle inspiratsiooni teha midagi uut, et ma arvan, et see inspiratsiooni leidmine on kõige alus. Kui hea küsimus. Lihtsalt mees rääkis oma kõikide lugude taustad ära. Ma seda nendest sisust, mis ma sind nagu vaatasin ja jälgisin, ma ei näinud seda. Mul oleks sisu. Tuli välja, et nööpil on sisu. Ma arvan, et siin seltskonnas ei ole, naiste ülekaal on muidugi, aga pole meest, kes ei mäleta, kus ta mööda ehitusi jooksis, kui vanemad oleks teadnud. Ise oled lapsevanemas, mõtled, ehitusplatsil käid mängimas kuskil katusel, tootmishoone katusel. Relv on vööl. Aeg. Ja meil oli plaan siis sõpra nagu ehmatada nagu absoluutselt, öösel tänava peal. Me tegime nagu, mis pimendas. Ja siis, kui see põõsast välja hüppamine ja ähvardamine oli tehtud, siis me olime taga runiks sinna tehase katusel. Ja siis tuli muidugi Tussman Security. Vana sa siis olid? Ja. 27. See oli, Ja ma arvan, et ma ei pruukinud üldse nagu nii noor olla. Ma arvan, et mingi, ma ei tea, ma pakuks puusalt 15. Okei, see on juba mõistlik vanus käia katuseid mööda. Ja, kas just. Kujuta ette, sa räägid väga napisõnaliselt oma lapsepõlvest ja rahvas tantsib kaasa. Kirjutad 5 sõna, sellest saab hitt. Mida te tegite tol hetkel ja lendab täiega. Minu meelest oli hea küsimus, see oli mega hea küsimus, see, kuidas sa panid sind elama, ilus oli vaadata. Kas kui sa kirjutad klaaveri taga neid uusi lugusid, kas sa kirjutad nooti nagu klassikaliselt või lihtsalt sa salvestad helisid ja mängid nendega lihtsalt arvutiekraanil sisuliselt? Ja ei, nooti ei kirjuta, jah. Ma kunagi, või ainuke asi, mis ma arvan, ma nooti otse kirjutanud oli kui ma käisin Muusikaakadeemias, küll ainult aasta, aga seal ma kirjutasin siis nii-öelda klassikalises viisis nooti. Pala pealkiri oli Temas. 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 Ma ei tea, äkki tähendas hispaania keeles. Ma ei tea, ma mõtlesin äkki, et tundus lahe. Erinevad teemad olid ja siis tundus see nagu... Kas sa oled saanud selle pärast vastu päidi ja jalgu ka või vastu kõrvu ja kuhu veel, et sellised, kes nagu on pedagoogiliselt noodi inimesed, ütled, et issand jumala, sa kirjutad mingi kuulmise pealt, teed mingid hääli ja esitad neid tagurpidi, lõikad 4 tükiks ja tõstad järjekorra ära ja siis kustutad ära ja siis tood tagasi ja siis ütled, see on muusika. Palju sa selle eest oled saanud peksa? Nagu selles mõttes? Ega keegi ei ole julgenud otse peksa anda, sest ma ikkagi ohtlik. Ja nad tajuvad ära selle. Ja, ütled jube stabiilne. Seal on peidetud, aga päriselt. Ega neid rahulikke tüüpe tulebki karta kõige rohkem, aga ei, ma ei ole otseselt kuidagi mingit negatiivset sihukest hinnangut saanud inimeste poolt, kes võiksid olla klassikalise muusika
puristid. Et pigem ma mäletan, võib-olla esimene selline isegi positiivne kogemus oli, kui ma esinesin koos meeskoori ja lastekooriga muusikaauhindadel Rooftopiga aastal, kes teab, 2017, 18 midagi. Ja siis selle siis koori dirigent tuli ka ja ütles, et väga lahe lugu, väga lahedasti kirjutatud ja harmooniline järgnevus on nagu väga huvitav ja et selles mõttes pigem sellist nagu heiti ei ole otseselt saanud. Eks selles mõttes see on nagu, ma arvan, eluterve ka, et kui sa võtadki, et tegu on enamasti minu puhul ikkagi tegemist justkui popmuusikaga või siukse indie left pop, et siis hakata seda kuidagi nagu materdama mingit enda ma ei tea, reeglite või klassikaliste reeglite järgi, et siis see ei ole ka võib-olla väga kuidagi eluterve, et tõenäoliselt see kriitika tuleks mingisugusest veidrast kohast. Ja, ma ei tea muusikast mitte midagi, aga keegi ei ole öelnud, kuule, võtta oktav madavalt või et tundub, tead päris hea lugu, aga seal see mäng seal Ikka on öeldud, et seda, et rahulik nööp. Ei, no selles mõttes, et kõigi arvates ikkagi see, mis ma teen, on perfektne. Ma olen sellele järeldusele jõudnud. Ja, ilus. Okei, aga siis ongi. Kõik, mis ma teen, on perfektne. Seal üks küsimus oli. Kes soovib veel küsida? Ma vaatan. Kas sa saad meid viia sellesse hetke, sellesse päeva, nendesse mõtetesse, mis sul esimesena pähe tulid, kui sa said teada, et see maailma kõige esimene ja vägevam Eesti artisti staadioni kontsert tuleb edasi lükata? Sest et jalgpallraisk tuleb vahele. Jaa. See oli stressi rohke päev küll, aga see hierarhia meil oli siis niimoodi, et minu siis management ja produktsioonitiim, nemad võtsid selle esimese löögi. Ja siis, kui nad juba hakkasid nagu mõtlema, et mis siis alternatiivid oleks, siis see info jõudis minuni, kuigi ega meil mingit selget plaani ei olnud. Sest see oli ikkagi mõeldamatu küll, jah. Mäletan, ma olin autos, kui me tegime selle Zoomi. Et mis me nüüd siis teeme? Ja mulle jällegi õppetund tagantjärgi. Oleme seal kõnes, kõik ilmselgelt ikkagi selles mõttes väga rahulikud, aga ikkagi selles mõttes teatud ärevusfoon on sees, sellepärast, et kontsert pidi toimuma juba 3 nädala pärast. Piletid on juba müüdud kõvasti. Ja mulle algul tundus, või meile kõigile tundus, et kuupäeva me küll ju muuta ei saa. Et väga paljud inimesed on ju kontserdipileti ära ostnud, siis on veel suvi, kuhu me lükkame selle edasi. Et siis tundus alguses isegi mingi variant, et okei, et äkki siis muudame asukohta. See ei olnud ka variant, sellepärast, et me oleme müünud pileteid, ma ei tea, loožidesse teatud istekohtadega, et see ei ole ka variant, et hakata kuskil Kalevi staadionil mingit sarnast tribüüni ehitama, et see oleks nii kallis, et seda ei jaksaks keegi midagi teha, pluss see A. Le Coq areenalist tundus niimoodi, et see on ainuke nagu staadion, mis ka visuaalselt näeks kuskil välja nagu staadion. Ja tundus jubedalt traagiline olukord. Meil siis lõppude lõpuks tegelikult see vahe, mis selle UEFA mänguga tuli, ei olnud pealt näha isegi nii traagiline, sest me kaotasime 1 päeva eeltööst. Aga see 1 päev kadumist tähendas seda, et me ei saa seda lava, mis me olime planeerinud püsti ja me jõuame produktsiooni asjadega valmis.
ja siis me seal produktsiooni poolt siis kõik uurisime, et äkki me saame, et oli just käinud Eestis üks bänd esinemas, kellel oli selline kiiremini kokku käib lava, mis maksaks rohkem ja siis mõtlesime, et okei, hangime selle, maksame 50 tonni juurde ja saame selle. Lõppude lõpuks selgus, et see lava ikkagi seal lüüsidest ei mahu sisse, ehk siis see läks ka lava maha. Ja tundus jube traagiline olukord. Sa olid peaaegu vihane? Ma olin, ma arvan, mõõdukalt ärev, sest jällegi kuidagi see kogu see korraldamise pinge. Mina küll olin lõppude lõpuks ainu vastutav kogu selle kontserdi eest mingis mõttes, mis puudutab nagu lepingut. Aga kuna tiim oli niivõrd hea ümber, et siis kuidagi mingisugune enesekindlus oli ikka sees. Aga lõppude lõpuks lükkasime edasi paar nädalat ja olid küll osad inimesed, kes kahjuks siis on uuel kuupäeval tulla, nemad said pileti tagasi, jäid küll paraku ilma. Yeah. Aga hea õppetund jällegi see, et nagu ei olnud tegelikult nii traagiline. Algul tundus tõesti, see tundus niimoodi, et nagu uskumatu, et see on maailma lõpp ja stress oli kõva ja selles mõttes see stress oli ka nagu päriselt kõva kõikidel, kes nagu meil seda korraldasid ja kes olid vastutavad, aga lõppude lõpuks nagu kõik lahenes ja ma arvan, et saimegi rohkem 2-3 nädalat aega juurde, et harjutada erinevaid partiisi, mina isiklikult näiteks. Võit. Päeva lõpuks oli võit. Ja kindlasti. Ja lõpuks vedas ilmaga ja kõigega. Aga see oli selles mõttes täitsa selline õppetund, mida ma kuidagi päriselt ka endale teadvustasin. Et lihtsalt nii selge mälestus oli sellest emotsioonist, et kõik on pekkis. Eeltöö on ju nii tugev tehtud, et... Ja siis see muudatus tundus olevat võimatu, aga lõppude lõpuks jälda ja lahenes ja kõik läks edasi. Et see juhtunud kõik ilmaasjad, et inimesed pidid palju vaeva nägema ja saama selle uue kuupäeva ja kõik selles, et ei juhtunud ilma nagu iseenest. Aga sa andis veel lisaaega uusi pileteid müüa? Täpselt. Võib-olla siis ei oleks tulnud 14 000, kes teab? Big money. Eks me jäime paljudest ilma ka ikkagi. Paljud ostsid oma piletid tagasi või siis Väga hea küsimus. Ja ma arvan, et sind ärritas ka selle juures väga see, et ma tean, et sa käid ennast laadimas ja nagu sa ütlesid, tänast pidid olema kossutrennis, et sulle meeldib korvpall rohkem kui jalgpall. Ja oleks seal kossu mõnt, siis ma oleks olnud kohe, ma tulen ka. Ma isiklikult meeldib mängida ikka korvpalli rohkem. Ma olen jalgpallis väga halb. Kui siit uksest sisse astusid, siis ma sain aru, et ma olen 2 pead lühemsust. Meil on vähemalt 2. Ma vaatasin pigem lauba võrra. No, siis see tähendab minu... Ka Ameerika 5, kuidas asju mõõta, kas 2 jalgpallistaadionit, 2 laupa. Ei no, et kõik saaksid siin saalis minu valust aru, ma forsseerisin seda natuke. Ja kõik tundsid 2 pead. Korvpall. Väga hea sissejuhatus. Mega hea küsimus ja väga hea sissejuhatus korvpalli. Sest see on see, millest me tegelikult tulime siia rääkima. Ja, teada tuntud korvpall. Luka Doncic. Kas olid võistkonnas ka kuskil? Väga põgusalt. Tegelikult noorena mängisin korvpalli aastal 2000 ja võib-olla 2001, midagi sugust. Võitsin Eesti meistritiitli ka, kui ma Eesti mäletan, aga ma ise olin pingil. Ma sain mingi korvpalli. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga ma nagu mäletan, käis seal Saku Suurhallis siis võistlus. Saku Suurhallis, see pidi olema suur turniir. No, Eesti meistriks, jah. Aga ma ei tea... Sa oled Eesti meister? No mul olid siuksed trennikaaslased nagu Siim Sander Vene, Erki Edus. Ma mängisin ka korvpalli, aga Eesti meister ma ei ole. Aga mina olin pingil. No pingil. Aga ega pingile valitakse ka inimesi. Ikka. Selles mõttes, ma ei tee nalja. See kõlas nagu iroonia, aga tegelikult pingile valitakse inimesed, kui midagi... Ma käisin seal trennis lihtsalt. Pidid võtma pingile. Ma käisin kossutrennis aastaid. Ei olnud Eesti meistrivõistlustel pingil. Nii et see on saavutus. Jah. Mis sulle meeldib korvpalli juures?
palli põrgatada ja korvi visata. Mis positsiooni sa mängisid? Mina ei tea. Tsentrit üldiselt. Ma olin väiksena ja pikk ja siis nüüd ma ei ole korvpalli mõistes pikk, aga tol hetkel ma nagu, ma ei tea. Tegelikult sa oled 96 vist või? 97? No nüüdseks 95. No, oota veel. Siis varsti saame kokku, siis... No, mul on siiamaani lihasmälus see, et jookse alla, küsi palli, viiske sisse. See minu mõttes tsenter on kõige ilusam hetk. See on nagu mingil määral, ta on natuke jäähokil lähedal, saab müksida ja puksida ja... Ja korvpall on väga füüsiline mäng küll. Seda ei näe. Invisible on seda poole näha. Aga seal on tegelikult korralik rüselemine käib. Viimases korvpallitrennis oli 5 jala nigastamist, nii et isegi oli näha. Mida ma olen näinud, kui me korra korvpallist räägime, siis et mida ma olen mänginud seal mudaliigas, et see on mingi 4. ja 5. ja 3. ja seal isegi ammustatakse. Kellega sa mängid? Ma mängisin Rapla. Ma ei olnud seal pingil, aga seal väga palju oli ikka kõik, seal Raplaga üldiselt seal te nimetakse mudaliigadeks ka jalgpalli, see on ka mingi 16. liiga värk. Siis nad seal võetakse isiklikult. Kuni mängu lõpuni, võib-olla paar nädalat veel ja siis peale seda unustatakse ära, see on täiesti okei. Nad vaatavad liiga vähe tähti. Jah. Ma arvan enne seda, kui ma lasen Raplas, kui ma tulin linna, ma ei teadnud, et isegi tähed on, sest seal võeti kõiki nii isiklikult, et selle jaoks oldi aega. Tähed ja kuu unusta ära. Päris huvitav. Sa ennem juba mainisid, sa ohverdasid oma korvpallitreeni. Ma olen ääretult tänulik sellest. Palun. Jah, aitäh. Aga kas on midagi sellist, me ei hakka veel lõpetama, aga kas on midagi sellist, mis on jäänud tegemata sellepärast, et see nõpp võtab tohutult energialt sult ja korvpall ja režii ja nende ääretult naljakate videode tegemine, mida sa nii TikToki kui Instagrami teed. Kas on midagi sellist, mis sa tahaks veel teha, mis on jäänud tegemata, mille see nõpp ikka midagi tahaks täiega, nii et kui oleks aega, lükkaks korra klaveri uppi ja läheks, siis mis see oleks, millega tegeleks? No, võib-olla see on üleüldine elu silmaringi laiendamine täiesti igapäeva asjadega, mis siis puudutab. Et ma arvan, et see on sellise... Et ma olen siis kuidas see on siis vabakutseline, mingis mõttes kehtib nagu vabakutseline, et ma olen... Rahakrat ütleb selle kohta töötu. Töötu. Jah, ma ei ole töötu, ma olen ikkagi Noep Music OÜs olen tööl. Maksan palka ja puha. Et aga selle et sa oled iseenda nagu ülemus justkui või ambitsioon midagi teha kogu aeg rõhub takka, et siis see võib-olla vahepeal päädib sellega, et lihtsalt hästi palju aega ma mainisin täpselt seda Instagrami ja TikToki, et isegi kui mul on vaba aeg, mul ei ole selles mõttes midagi mida ma pean kangesti tegema või keegi tuleb mul pead maha raiuma, kui mul on mingi ülesanne tegemata. Aga lihtsalt see võimaluste hulk on nagu lõputu, mis puudutab just seda Instagrami ja TikToki, et justkui, et seal sul on võimalik oma muusika levikule väga palju kaasa aidata, ehk siis see on nagu selline igikestev auk, kuhu sa võid aega ja energiat visata ja raisata ja see ei pruugi mitte, et mingid garantiid, et kuskilt sealt midagi tagasi tuleb, ei ole, et sisse pandud tundide hulk versus see, mis sa sealt tagasi saad. Aga see on nagu ka selline, ma arvan, teatud maal nauditav ja selles mõttes mulle meeldib, mis ma teen. Aga ta on nagu selline ohtlik igikestev asi, mida sa kogu aeg teed ja jäädki sellesse, et vahel natukene mõjub isegi kadestamisväärselt, et kui on nagu inimesed või sõbrad, kes töötavad, ütleme 9-5, et pärast seda on see, et 5 saab selle nagu läppari kokku ja siis ma nagu elan mingit enda asja. Et sellel on mõlemal poolel on omad plussid ja miinused ja ma tõenäoliselt ei vahetaks ikkagi seda, aga ma arvan, et see on selline enesedistsipliini küsimus.
et lihtsalt vahepeal ka rohkem seda 9-5 mentaliteeti enda tegemistes nagu praktiseerida. Ja siis lihtsalt, ma ei tea, kuidagi nautida või keskenduda või harida või natukene elada mingit muud elu ka, et ma arvan, et see on nagu tervitatav. Filosoofiat õppimine. Jah. Miks mitte? Ma kujutan ette, kui tõsiselt õppejõud sind võtaks, kui näevad sind seal ülikoolis klassis istumas. Et ma olen nüüd siin. Vaatad, kes meil tunnis on. Päris huvitav oleks. Üks naisterahvas siin soovis küsida. Aga ma arvan jällegi see sama teema lõpetuseks lihtsalt see kindlasti jällegi, et mingid piiri tõmmata siis selle muusikutöö või kunstnikutöö või midagi sead 9-5 töö vahel on ju, et ma arvan, et see sama põhimõte kehtib igal pool, et on võimalik olla mis tahes ülesandeid sa teed. Et lihtsalt, et nii-öelda muu mingi, ma naudin seda töö tegemist ja kõik, aga lihtsalt, et ma arvan, et on muid asju veel, mida saab elus teha. Ja, aga ma pean silmas ega see 8-9-5, ma ei ole ka seda väga teinud kunagi 20 aastat tagasi, aga see ei ole ka nii kriitiline, seepärast, et kui sa täidad kellegi teise unistusi, töötad kellegi all, siis lihtsalt tark on samal ajal enda unistusi ka täita, et kui sa ikkagi annad all in, nii et lõpuks on tervis ja kõik läinud ja keegi teine särab ja sulle endal sa ei ole sealt. Tead, ega keegi ei tea, keegi ei näe sul pähe, et kui sa oled tööl 8-5, siis esimese tunni teed omi asju peas, keegi ei näe, paberasjad arvutaga. Et tark on kogu aeg enda unistuse täita sala ja keegi ei näe, mis teed. Täidan ettevõtte. Mina sind siis ei palka ikkagi. Ja. Ma arvan, et jah, see ei ole väga tark mõte. Lõika see osa. Sa mõtled, et äkki on mingi potentsiaalne tööpakkumine kunagi kuskil, et kui... Ei ole kuidagi, see tundub minu jaoks, ma olen väga töökas ja järjepidav, aga jah, jätame selle nii. Ole hea. Nii, et küsin hoopis 2 küsimust ühe asemel. Et esimene küsimus on, mida sa enda selles elus kõige rohkem kardad? Ja teine on, et nimeta palun üks aspekt või omadus, mida sa enda puhul vihkad. Kõik väga positiivsed küsimused. See on hästi positiivne show siin. Aga mis siis on? Oleks teadnud, poleks tulnud. Raskeid küsimusi. Need on kõige ilusamad hetked, kui saab artisti korraks vait. Saab vait. Ma mäletan, ma kunagi vastasin kuskil 20-ndates vastasin sellele kartuse küsimusele niimoodi, et ma tundsin mingisugust hirmu, et minu areng jääb seisma. Et kuna just kui mingi vanuseni me areneme lihtsamini ja mingist hetkest tuleb see areng raskemini, mitte et see õppimisvõime nagu kaoks on ju, aga ikkagi, et meie mis iganes oimusagar või reimusagar, et mingisugune osa ajust nagu näha, ma ei ole kuskile arenenud, et lihtsalt, et see füsioloogiliselt õppeprotsess läheb keerulisemaks, et siis ma mäletan, ma mingi aeg. Kui vana sa oli, kui sa nii mõtlesid? Ja ma ei tea, 20-ndates kogu aeg. Ma mõtlesin jälle, et 4,5 või 8 või 11. Ja ei. Siis ma vist nüüd olen jõudnud sellesse, kus ma olen selle muremõtte minetanud lihtsalt läbi selle lootusetuse, et ega siin vist ei olegi midagi teha. Ja mis siis praegused need kartused on? Need on nii palju. Ja, no ma arvan, et selles mõttes see ikkagi pädeb siiamaani. See sama vastus. Et mingisugune, ma ei tea,
enda potentsiaali raiskamine. Et mitte, et selles potentsiaalis oleks midagi erilist või mis iganes, aga lihtsalt ma arvan, et igal inimesel on palju potentsiaali teha midagi lahedat, midagi erilist, midagi, mis loeb. Ja lõppude lõpuks ei peagi lugema. Vastu argument kohe on ju, et tihtipeale kõige võib-olla õnnelikumad elud on need, kus sa teedki midagi, mis ei loegi otseselt ja lihtsalt kulged ja see on ka lahe. Aga ma arvan, et mingisugune ambitsioon seob või kütab mingisugust mingit enesearengut edasi küll ja võib-olla selle pidurdumine on küll üks hirmukohtadest. Ja mis puudutab midagi, mida ma enda puhul vihkan, see vastus on, ma arvan, väga palju muutunud läbi aastate, mis käib käsikäes ka näiteks üks asjaga nagu solvumine, et ma arvan, ma kunagi solvusin või et inimesed, mis asi on solvumine? Solvumine on haavumine ja miks sa siis haavud on see, et võib-olla, et see enese mina pilt ei lähe kokku sellega, kuidas keegi teine sind näeb. Ja ma arvan, et kõige tervislikumal moel, ma arvan, et see enese mina pilt on aina läinud allapoole. Ja mitte nagu negatiivses või ennast nagu materdavas mõttes, vaid just vastupidi andestavas mõttes. Et on väga palju iseloomu omadusi, ma arvan küll, millega ma ei ole 100% enda puhul rahul. Ja mida sa rohkem sa neid mõistad ja ma ei tea, kuidagi ongi läbi aastate järjest rohkem niisugust niimoodi, et kuule, on nagu on ju, et proovid paremini, aga selles mõttes, et kuidagi ma arvan, et mingisugune enese mina pilt on läinud selles mõttes niivõrd palju vähem uhkemaks. Et läbi selle on raskem solvuda, ehk siis leida neid punkte, mida enda puhul vihata on ka nagu mingis mõttes keerulisem. Aga neid on ikka, kogu aeg on mingisugused aga nagu päris nagu niisugust sõna nagu vihkamine ma nagu võib-olla otseselt ei kasutakski. Kindlasti on mingid kohti, millega ma ei ole rahul. Neid on palju ja tuleb kogu aeg juurde. Vähem meeldivam. Ma arvan, et üks asi, millega ma kindlasti tegelen, on see, et nagu ma praegu vastan sulle hästi pikalt, et ma võiksingi vahepeal vastata konkreetsemalt, lühemalt. Jah, ei. Ei öeldi. Jah. Ei ole. Väga küsimus, vaata, kus mees selle rääkis. Ma arvan, et filosoofia võiks olla üks valdkond küll. Sa ütlesid ennem kogemata, et millal sa oma järgmise raamatu annad, aga tegelikult seda ütlesid, et millal järgmine lugu tuleb vist. Selle kohta, et millal järgmise raamat on. Sa võiks kirjutada küll raamatu. Nöpp oleks nimi raamatul. Ja see ei ole laste raamat. Seda teekonda ohtlikkuseni. Just. Jaa. Kirjastajad, võtke ühendust. Ma ei näe, et ma lähitulevikus kirjutaks raamatut. Pildiraamat. Seda võib. Kus täiskasvanud inimesed saavad värvida pilte. Mulle täiega meeldib su mõttekäik ja mida tegelikult ju inimesed, kuidas inimesed annavad sulle hinnanguid, et kui ma tuleksid pauga uksest sisse, saadaks kõik puu otsa ja siis te mõtlete, et Mardu on ebaviisakas, käiksin ülal ära WC-st, tulen alla, ütlen, tead, mul oli selline häda, et sorry, ma väga vabandan, kuidas ma teile just ütlesin. Siis ütles, et on ikka nii südamlik. Et inimesed hindavad seda, kuidas me käitume. Ja kui ma ise käitun halvasti, siis annad kohe endale hinnanguid ja materdad ise ka ennast täiega. Kui ma ikka täielik siga, kuidas ma sain selles situatsioonis seda nüüd nii lahendada? Et see on nii pöörduv, et ühes päevas võiks inimene 6 erineval viisil käituda. Ja nagu sa ennast parandad, siis inimestele just meeldibki see, et näed, vaatame, kui jobud enne oli, aga nüüd on nii normaalne. See küll ei olnud nii filosoofiline tiip kui sinu näide, aga ma tunnen ise, ma resoneerun selle peale, et me materdame ise ennast päris palju. Ma kujutan ette, kui sa kirjutad ja seal sa väga roosiliselt rääksid, et võtad mingi sõna ja tõstad ümber paar lauset ja lapsepõlves katustel jooksmine ja see teine. Aga tegelikult seal taga on ikka palju sellist ka, et seda vihast, ma kujutan ette, see loome on, me näeme
kui kirurgid näiteks kõiki neid patsiente, kes ka surma saavad, siis keegi julgeks nende laua peal minnagi. Et need highlight'id sinust on, või need ongi ainult, su mõtted ongi kõik nii head. Su sõnad ongi nii head. See tuletas praegu meelde küll, et väiksena sai klaverit harjutatud, siis seda nagu kõikide klahvide täiega löömist just ikka alatasa. Mitte nagu Rein Rannap? No ikkagi veel kakofoonsemalt, jah. Ehk siis kõik klahvid. Ja. Mõtlen ühe küsimuse veel saalist. Seal on üks käsi. Küsimus selline, et mis on need asjad, mis teised inimesed sinu eest ära teevad? Teevad sellepärast, sest sa oled tuntud, sest sa oled kellegi sõber, kellegi jaoks lihtsalt väga tore inimene või ohtlik. Ja mis on need asjad, mis sa tahad, et nad tegelikult päriselt teeksid, aga veel ei tee? Ja kui sul see küsimus juhtme lühisesse ei aja, siis ütle, et mis on nagu masinatega samamoodi, et mida sa kasutad igapäevaselt, alates smoothie mixerist näiteks või siis ChatGPT-ga, et mis on see, mis juba on käigus ja mis on see, mis tahaks, et ära lahendatud oleks. Õht on juba hiline. Teatud organisatoorsetel asjadel, ma arvan, mul on erialast tulenevalt küll mingisugune õpitud abitus, et tihtipeale, mis puudutab siis nööpi organisatoorseid asju, siis ma olen harjunud sellega, et mul on manager, kes siis ongi tööjaotus on selline, et organisatoorsed asjad on tema teha, aga vahepeal see kandub üle ka, ma ei tea, e-mailidesse, et ma vaatan mingit e-maili, siis mul on niisugune nagu instinkt, et see saab vastatud, kuigi mina olen see, kes peab seda vastama. Ehk siis oleks vaja ChatGPT AI assistenti, kes siis oleks eraelu manager. Klooni on vaja. Ma smoothie mixerit enam ei kasuta väga. Ma mõistsin, et kodus tehtud smoothie ei ole nii hea ja ma ei viitsi teha enam. Aga ma kasutan kohvimasinat. Ja ChatGPT ma kasutan ka viimasel ajal päris palju. Mingi aeg alguses ma olin üsna vastumeelne selle koha pealt, et ilma asjata iga küsimuse peale ChatGPT-d kasutada. Et iga küsimus on siis nii-öelda keskmiselt, eks ole, serverite jahutamiseks siis pudel vett, mis on üsna niisugune umbkaudne see kulu. Aga siis ma nagu ikka, et siis kui vaadata palju tokeneid, siis selle peale kulub versus siis palju tund aega Netflixi või siis palju on üks, ma ei tea, lihaga burger. Et siis see energiakulu on ikkagi ühe selle ChatGPT küsimuse koha peal täiesti olematu. Et sa võid nagu, kas see oli 4000 ja siis mingi 800 000. Ühesõnaga, see on nagu sadades tuhandetes ridades, mis sa võid nagu ChatGPT-s küsida selle asemel, et süüa üks lihaga burger. Ja siis tuleks kogu aeg küsida. Siis tuleb kogu aeg küsida, jah. Et siis mõtledki, et okei, ma praegu liha ei söö ja siis ma saan ChatGPT-ga natuke rohkem küsida. Et ma nüüd kasutan seda küll võrdlemisi palju, et mis puudutab vahepeal mingit sõnastusi või ma ei tea. Nüüd praegu ehitan oma selle uue kontserdi jaoks uut süsteemi üles, lihtsalt tehniliselt hästi palju jukerdamist erinevate kontrolleritega ja programmisiseste programmeerimistega. Et siis ma küll kasutan ChatGPT-d päris palju, et saada lihtsalt tehnilist nagu know-how'd. Seal pluss on ka see, et ta korra võtab su mõtted nagu tükkideks. Et tihti sa ei saagi sealt nagu vastust, aga ta korra su küsimuse, saad aru, et sul on halb küsimus. Ja ma olen muutunud väga laisaks suhtlejaks, mis puudutab ChatGPT-d. Ma panen talle täiesti nagu how make effect now. Nice.
Nicer. Ja ta saab aru, et ta kordab mu küsimuse ära, paneb selle hästi ilusasti. Ta on nagu... You do this. Yeah. Ma võtan veel ühe küsimuse ja siis esitan ise ühe küsimuse. Ole hea, sest ma nägin, et sa pikalt oled tahtnud eetrit. Tere. Kas ma olen ainuke, kellele ei meeldi oma ajal mikrofonist? Eelnevate küsimuste vastustes kõlas hästi mitu korda läbi sõna õppetund ja hästi tore on õppida õnnestumistest. Aga tegelikult nagu suurimad õppetunnid on siis, kus me oleme nagu päris käpuli või pikali kukkunud. Et kas sa oled nõus nagu ütlema, mis on sinu nagu sükene väga-väga low olnud, kus oledki nii-öelda nagu käpuli olnud ja mis sa sealt oled nagu kaasa võtnud õppetunnina? Esimesena tuli pähe lihtsalt üks hästi praktiline õppetund, mis puudutas ettevalmistust ja ettevalmistuse puudumist või nagu mingi seda, et äkki asi toimib ja see on, ma arvan, õppetund, mida ma võin ka nüüd selle kontserdiga õppida. Ma loodan, et väga mitte. Aga läksin koos Keelpilli kvartetiga kuskile Terevisiooni või mingisugusesse saatesse esitama mingit lugu, aga ma ei olnud tehniliselt ettevalmistunud ja see, mis me seal esitasime, oli korralik käkk tänu minule, mitte tänu Keelpilli kvartetile, aga lihtsalt minu tehniline ettevalmistus oli väga-väga poolik. Ja see pidi kohe minema eetrisse. Ja siis ma mõistsin, et see ei saa minna eetrisse. Ja siis ma jooksin mööda telemaja ringi. Proovisin leida režissööri. Et ta ei laseks seda ja ta paneks hoopis San Francisco muusikavideo sinna. Ja siis see tunne, lihtsalt see põletav tunne, et see on nagu täielik käkk ja see läheb kohe eetrisse. Et see jäi pikaks ajaks meelde, et niimoodi pooliku ettevalmistusega ei saa asju teha. Aga ma arvan, et see on siuke õppetund, mis kipub ununema. Aitäh, et meelde tuletasid. Sa tundud mees, kes on perfektsionist? Ma ei tea. Väga paljud artistid räägivad, et nad on perfektsionistid. Okei, perfektsionist, mis asi perfektsionist on perfektsionist ei ole... on suhe endaga. Palju sa endale andestad või endale asu annad. Ja selle koha pealt vahepeal jälle meenub, et tegelikult ei ole suurt vahet, mis me teeme. Ja siis sellega see perfektsionism ka piirdub. Ja ma ei tea, ma arvan, et on mingisugused spetsiifilised asjad, milles ma olen perfektsionist ja siis on väga paljud asjad, mis mind piisavalt võib-olla ei huvita või kui mina ei näe, et ma arvan, on palju asju, milles ma ei ole perfektsionist. Ma arvan, et see on... Mõned? Ja, ma arvan, et seda on ka raske nagu endal hinnata. Ja enda perfektsionistiks nimetamine mõjub mulle alati nii pretensjoonikalt, et mul hakkab ebamugav. Aitäh selle küsimuse eest. Mul on üks küsimus sulle veel. Võib-olla teema. Et kui sa kohtud mehega, kes... Siis ma näitan, et ma olen ohtlik. Viimane kord rohkem ei tee. Aga peale seda sa kohtad inimesega, kes teab kõiki vastuseid nagu maailma universumist, siis mis on su küsimus? Mis küsimus on mehele, kes teab kõiki vastuseid? Jah. Kas sa oled selleks hetkeks valmis? Kui sa lähed koju, tuleb vastu mees, ütleb, ma tean kõike. Siis mis on sinu küsimus talle? See oli midagi nalja praegu, aga sa saad aru, et kui sa selle võimaluse ükski et kohtud, siis sul on küsimus valmis. Kumb on tugevam, kas Elrond või Galadriel? Ma küsiksin, ma arvan, midagi, kui mul oleks üks küsimus näiteks, ma küsiksin kohe midagi, mis kell on? Kaua läheb? Või ma küsiksin, ma arvan, midagi väga triviaalselt hästi kohe ära, et ei tekiks kiusatust küsida midagi elu suurust, mis ajaks mõistuse hulluks. Sest ma arvan, et kui hakata, kui sul tõesti see võimalus peaks tekkima, et küsida midagi iganes, siis ma arvan, et see võib ajada sassi pea.
õigupoolest vahet ei ole, sest kui sa ka midagi teaks, mida teised ei tea, siis igal juhul siis oledki juba hull tõenäoliselt. Kui sa teadmine on. Ma tean, mida ma täna hommikuks sõin, aga kõik teised ei tea. Jah, saladus. Lõpetuseks tavaliselt midagi, mida sa oleks nõus jagama. Me räägime mingist kontserdipileteid. Lihtsast näitest, mis on sind aidanud ja võib-olla mitte, et siin nagu pikalt pead. Midagi lihtsat, mis on sind aidanud, kui sa oled kaelani selles tumedas ja mingi oskus, mis oled omistanud elus, et see aitab. No ma arvan, et kunagi eriti palju ja vahel praegu ka inimesed kipuvad ja ma kipun leidma väga rasketele küsimustele vastuseid enne uinumist. Kui sa teed voodis ja magama jää, siis sul on vaja see asi ära lahendada. Nagu. See ei õnnestu kunagi. Lihtsalt sunniviiseline mingi asja peale mõtlemine üldiselt ei too tulemust. Ma näete, kus keegi tõi mingisuguse vahe, mis asi on mõtlemine ja mis asi on mõtisklemine. Et mõtisklemine on pigem selline tervislik mõtlemise vorm, kus sa lihtsalt lased ajul uitada. Aga kui see mõte on selline igikestev spiraal, siis üldiselt proovida lihtsalt, kas kuidagi sellest spiraalist väljuda. Oleks see, mida ma ise olen teinud. Ma ei ütle, et see on mingi professionaalne psühholoogiline abi. Aga lihtsalt tead, ma arvan, et enne, et see on üks asi, mis siiamaani vahel on see, et kui mingisugune, kas see võib olla väga praktiline probleem, mis sa mõtled, et homme tahad ära lahendada, siis pigem enne magama minemist ei tasu selle spiraaliga tegeleda. Väga hea nõu. Ja sellest pikemalt siis juba laupäevasel kontserdil. Ja. Ma võtan kokku. Mega äge. See sinu siia saamine, ma olen nii tänulik, et sa olid nõus oma korvpallitrennist laubuma. Et sa oled täna siin ja nii häid mõtteid minu enda jaoks. Eelkõige teema seda kõike enda pärast. Et lihtsalt pääseda nii ägedatele inimestele lähemale ja sul on mees palju anda ja no ma ei jõua ära oodata järgmisi lugusid, mis tulevad sinu sulest ja see on juba olemas, mis sa välja mõtlesid enne, kes ei tööta see ütlus, see on briljantne. See on hästi. Sinust kui avalikult või kui avatult sa räägid oma mõtetest ja ATH. Siiras. Mul ei ole diagnoosi ja mul kindlasti ei ole. Aga seega ma arvan, et minul endal paljusid võtta, mul loodan ma tänan väga ka publikut, aga no pikk sügav kummardus, mega. Aitäh sulle. Mega tänan.